Nii. Tere hommikust kõigile. Mina olen Andreas Aljas, olen minu omavalitsuse projekti andmehaldur ja tutvustame siis täna teile valitsemise arengukava ja ettevõtluskeskkonna ankeete. Kõigepealt siis tutvustan selliselt üldiselt seda keskkonda, kus see küsitlus on, see on samasugune nagu eelmine aasta ja siis juba vaatame ankeete konkreetsemalt. Aga esmalt siis ankeedi tutvustus. Ütlen ära ka, et salvestame seminari ja seda on võimalik ka pärast järgi vaadata. Aga see on siis kogu küsitluse esileht. Nagu näha, siis on Exceli baasil, et peaks olema kenasti tuttav. On selles OneDrive'i või Excel Online'i keskkonnas. See tähendab seda, et saab mitmekesi korraga täita samal ajal. Siin mingit piigarvu ei ole, et võib kas või vist 50 inimest korraga või rohkem. Lisaks on see, et see salvestab kõik muudatused automaatselt, ehk siis mingit salvesta nuppu eraldi vajutama ei pea, kõik muudatused ta salvestab automaatselt ja lisaks siis salvestab ka need vaheversioonid, ehk siis kui midagi kaduma peaks minema, siis sellest andke teada ja me saame need varasemad versioonid kenasti taastada. Siin on siis esilehel tutvustav info ja siin all on siis ka see link sellele minu omavalitsuse lehele, kus me oleme koondanud need ka info siis küsitluse kohta ja siia alla siis tekivad need lingid, seminaride lingid ka pärast. Saab järele vaadata. Siin on siis iga küsimustiku, iga valdkonna kohta on siis eraldi alaleht. Nende vahel siis navigeerimiseks on võimalik kasutada seda tavalist Exceli viisi, ehk siis vajutada alalehe peale ja siis saab liikuda. Lisaks siis need sisukorrad on siin ka aktiivsed, et ka nende kaudu saab liikuda. Siis siin üleval vasakul on see tagasinool, selle alusel saab liikuda siis ka esilehele. Ja siis kolmas viis on veel siis selline Excel Online'i eripära, et siin saab siis selline menüü tekib siit selle nupu alt siin vasakul all nurgas ja siis saab ka mugavalt liikuda tegelikult kõikide nende ankeetide vahel. Kui nüüd vaadata siis ankeete konkreetsemalt, siis nende ülesehitus on samasugune mõningate erisustega, aga põhimõtteliselt on nii, et kõigepealt siin esimeses vasakul on siis see küsimuse number või järjekorra number, siis küsimus, siis vastus ja siis eelmise korra vastus. Lisaks on paljudel ankeetidel siin ka siis selgituse veel ka juures, kus on siis sellist täiendavat abiinfot või selgitavat infot juurde toodud. Küsitluse põhimõte on siis see, et siin vastuseid saab sisestada ainult siia kollasesse veergu. Mujale ta muudatusi teha ei luba, annab sellise veergi, et see leht on kaitstud. Kuskil mujal muudatusi teha ei saa. Saab ainult siia sisestada. Kui nüüd väiksemast ekraanist teete, siis siin on paremal on ka see Zoomi nupp, et laptop ekraanist näiteks on ta ei mahu kõik veerud ilusti ekraanile, et siis saab siit plussi-miinusega ilusti vastavalt valida. Vastavalt suuremaks või väiksemaks teha seda ekraanipilti. Natuke suuremaks võib-olla paremini näha. Küsimusi soovitan lugeda selliselt, tuleb just üle lugeda ja mõttega, et osad vastused on sellised vabateksti vastused, kuhu võib ükskõik mida sisestada, et siia võib mida iganes sisestada, aga kui tekib siia selline nool ja hoiatused tähelepanu, et valige väärtus noole alt, et siis tuleb see väärtus valida siit. Siin oleneb küsimusest. Ja siia midagi muud sisestada ei saa, siis ta annab sellise errori, vale väärtus. Ja ta õpetab ka, kuidas teha seda. Abiks on siis toodud, nagu ma ütlesin, siis eelmise korra vastused, et kui vastused muutunud ei ole, siis saab hästi mugavalt siit lihtsalt kopeerida ja kleepida lihtsalt siia asemele need vastused. Siiski ma soovitan kindlasti küsimused ikkagi üle lugeda, sest vahepeal ikkagi küsimused natuke muutuvad. Et siis üle vaadata, et kas ikkagi see eelmise korra vastus sobib ja mõned küsimused nagu küsivad ka konkreetse aasta kohta, et siis ei pruugi see eelmise korra vastus ikkagi enam sobida. Sellepärast
tuleb lugeda küsimusi tähelepanelikult. Siis kui valikvastustega tagasi tulla korraks, siis osad küsimused muutuvad halliks, kui eeltingimus ei täidetu. Näiteks siin see, kui küsimus 19 vastad ei, siis alumised 3 muutuvad halliks. See viitab selle, et nendele siis vastama ei pea. Need on, kuna need eeltingimus on nende täitmata, et näiteks antud juhul näitel, et omavalitsus ise neid omavalitsus ei ole kuhugi, ei ole ühinguid, et siis ei ole täpsemalt küsimusi ka vaja vastata, et kui see on hallid, siis ei pea vastama. Ja kui korraks veel kopeerimisega tagasi tulla, siis vahepeal ta võib anda erroreid. Ma toon sellised näite, et kui ma siit, ütleme, vahepeal on vaja kopeerida teksti kuskilt mujalt dokumendist ja kui niimoodi siit kleepida, kasutan Ctrl-V klahvi, siis ta vahepeal läheb niimoodi mitmesse lahtrisse korraga. Et seda vältida, siis tuleb valida see veerg, minna siia valemi ribale, mis siin üleval on, vajutada siia peale ja siis siit saab Ctrl-V klahvi kombinatsiooniga kenasti see kogu teksti siia sisse kopeerida, et siis ta ei lähe nagu mitmesse lahtrisse. Et siin võib juhtuda ka see, et kui ta tahab panna nagu mitmesse veergu korraga näiteks, et siis ta võib anda ka errori, et tööviik on kaitstud. Et siis selle vastu aitab see valemi ribale kleepimine. Ja kui küsimused ära täidetud, siis viimased 3 küsimust on igas ankeedis on samasugused, et siin on kommentaar, võimalik kirjutada tagasisidet, kommentaare, selgitada mingit vastust täpsemalt. Siis kontaktirida, et põhimõtteliselt siia kirjutada siis, kes on täitnud küsimustükku, et vajadusel siis saame otse kontakteerida, kui on midagi vaja täpsustada. Ja kui täitsa valmis on, et siis saab siit märkida selle küsimustükku täidetuks valikvastusega niimoodi. Ja kui see on täidetuks märgitud, siis see info kenasti kandub ka siia esilehele. Et siit on just ülevaatlikult näha, et kui kaugel siis ankeetide täitmisega ollakse. Ja siis saan ka meie saame siis ka aru, et see ankeet on täidetud ja selle järgi me siis monitoorime seda, et kas kõik ankeedid on täidetud või mitte. Kui aga te olete täidetuks märkinud, aga tahate veel täiendada, siis enne küsitluse lõppu on see võimalik teha. See on selline informatiivne, et see ei tähenda, et küsimustik lukus on kuni 17. märtsini, mil see lõppkuupäev on võimalik neid veel ilusti täiendada ja selleks nagu eraldi teavitama ei pea. Nii, kas teil on ankeedi selle keskkonna osas mingisuguseid küsimusi? Kui ei ole, siis ma arvan, et läheme siis selle konkreetsete küsimuste juurde. Et mina siis tutvustan siis valitsemist, arengukava ja siis ka ettevõtluskeskkonna siis neid arengukava küsimusi ja ülejäänud ettevõtluskeskkonna küsimusi tutvustab Ats. Ja kui teil on jooksvat küsimusi, siis andke Teamsis käega märku, võite ka chati kirjutada küsimuse ja siis ma saan selle jooksvalt siin vahele võtta. Aga ma arvan, et hakkame siis peale. Et veel paar asja, mida veel tähele panna nende küsimuste osas on see, et me kontrollime kõik andmed üle ja ebatäpsed vastused me siis eemaldame. Vastused me avalikustame veebilehel, nagu me oleme ka varem teinud. Ja küsitlus on siis 2022. aasta kohta. Osad küsimused ka võivad olla, kui ei ole 2022. aasta kohta, siis on see eraldi täpsustatud. Nii, ja ma räägin siis nüüd valitsemisest, kus on siis üldjuhtimise ja avatud valitsemise küsimused. Natuke taustainfoks veel seda ka, et järgmisest andmete avaldamisest alates me siis valitsemise teenus läheb siis 2. Et tekib siis nagu üldjuhtimine, kus on siis need finantsnäitajad, personalimõõdikud, sellised üldjuhtimisega seotud mõõdikud ja siis avatud valitsemine tuleb siis uueks eraldi teenuseks. Aga antud ankeedis siis valitsemise all on siis mõlema teenuse küsimused sees. Et me ei hakanud siin eraldi ankeete tegema. Nii, ja siis hakkame peale. Esimesed 2 küsimust on siis avatud valitsemise tegevuste kohta arengudokumendis. Siis esimene küsimus on siis see, et kas teil on
olemas arengukava, tegevuskava või muu arengudokument, kus on siis läbimõeldud tegevused avatud valitsemiseks. Mikrofoni kinni. Siis jah, ja siis kui teil on, siis kirjutage siia selle veebilehe või selle pealkiri või veebilehe link. Ja kui teil on see vastav arengudokument olemas, siis küsimus 2 küsib seda, et kas te hindasite 2022. aastal seal sätestatud tegevuste täitmist ja siis saab vastata jah või ei. Ja lävendid siis vastavalt on edasijõudnud ja eeskujulikul tasemel. See võib olla siis jah, me ei ole ette antud, et mis konkreetses vormis see arengudokument võib olema, et võib olla nii üldine kogu arengukava kui ka spetsiifiline. Siis järgmised küsimused 3 ja 4 on seotud hankekorra ja hankeplaaniga. Küsimus 3, et kas teie omavalitsusel on olemas hankekord? Kui jah, siis tuleb kirjutada selle pealkiri. Küsimus 4, et kas teil on 2022. aasta hankeplaan KOV-i veebilehel avalikustatud? Kui jah, siis kirjutage siia selle veebilehe link. Võib olla nüüd olukord ka, et kus te olete juba maha võtnud selle 2022. aasta hankeplaani kodulehelt, et seal on ainult 2023. aasta link olemas, siis pange ikka see 2023. aasta link sinna. Me saame siis vajadusel nende internetiarhiividest ka vaadata, et kas seal see 2022. aasta hankeplaan oli üleval või mitte. Ja siis nende 2 küsimuse pealt siis tuleb siis kriteeriumi baastase. See on siis, jääb siis selle üldjuhtimise teenuse alla. Siis järgmiseks majandusaasta aruandlus, see on ka siis üldjuhtimise kriteerium. Küsimus 5, et kas revisjoni komisjon lisas teie omavalitsuse 2021. aasta majandusaasta aruandele oma arvamuse ja siis saab vastata kas jah või ei. Ja sellest siis tuleb majandusaasta aruandluse kriteeriumi baastase. Edasine tase tuleb, kui ma eksi, siis RTK-lt, et selle kohta meie küsimust ei küsi. Ja küsimegi just 2021. aasta majandusaasta aruande kohta, et see on mitte 2022. aasta. Siis uus kriteerium kaasamise info avalikustamine. Küsimused siis 6 ja 7 selle kohta. Et siis küsimus 6, kas teie omavalitsuse veebilehel on kirjeldatud, kuidas on võimalik elanikel valitsemises kaasa rääkida? Näiteks, kuidas on võimalik esitada ettepanek, algatus, kirjeldus arengukavade ja üldplaneeringute kaasamise viisidest ja nii edasi. Kui jah, siis palun kirjutage selle veebilehe link, kus see info on välja toodud. Ehk siis see on mõeldud sellist üldisemat lehte, kus on siis elanike jaoks ilusti välja toodud, et kuidas ta saab kaasa rääkida, et millised võimalused on, millised need nagu üldised protsessid on. Selline koondvaade võiks olla. Ja see on siis selle kriteeriumi baastase. Ja küsimus 7 on siis, et kas olete avalikustanud info, kus on ülevaatlikult välja toodud, millistes protsessides on elanikel võimalik aasta jooksul kaasa rääkida, näiteks mingi kaasamise kava. Ja siis tuleb ka link kirjutada, kus see info on välja toodud. Et see on siis selline mõeldud, et oleks juba konkreetsed protsessid näiteks aasta alguses välja toodud, kus on siis elanikel võimalik kaasa rääkida. Näiteks on näha, et tuleb mingisugune suurem, näiteks mingi suurem protsess on ees ja on välja toodud näiteks, et näiteks maikuus saab sellel teemal kaasa rääkida. Ehk siis siin on juba mõeldud, nagu, kui esimene küsimus on mõeldud sellised üldisem info, siis 7. nagu küsiks seda juba, et mis on need konkreetsed protsessid, kus on elanikel võimalik siis aasta jooksul kaasa rääkida. Nii, siis järgmiseks sisekontroll. See on siis ka nüüd avatud valitsemise all, vanasti oli siis valitsemise kriteerium, aga seda oleme ka natukene muutnud. Siin siis küsime kõigepealt sisekontrolli kohta. Küsimused siis 8–10, et kas teie omavalitsuses on tööl sisekontrolör. Vastake siis jah ka juhul, kui sisekontrolör on palgatud ühisametnikuna näiteks omavalitsusliitu. See on näiteks Pärnu omavalitsusliidus niimoodi. Siis küsime ka, et kas sisekontrolli teenust on aasta jooksul sisse ostetud.
Ja kui on sisseostetud, siis palun tuleks nimetada see tehtud sisekontroll. Küsimused 11–13 on siis samad küsimused, aga siseaudiitori kohta. Ja samamoodi siis 3 küsimust, et kas on tööl, kas on sisseostetud ja kui on sisseostetud, siis mis audit on tehtud. Ja küsimus 14, sellele on vaja siis vastata ainult siis, kui sisekontrolli või siseaudiitori teenust ei ole kasutatud või ei ole siis ka ametnike tööl. Et siis kas olete mingil muul viisil hinnanud 22 aasta jooksul oma sisekontrolli süsteemi toimimist. Et siis, ja siis tuleks tuua üks näide, kuidas seda on tehtud. Ehk siis, mis on need muud tegevused olnud, kuidas omavalitsus korruptsiooniriski on ennetanud. Et näiteks, et kas on üle vaadatud või hinnatud taotluste menetlemise toimimist. Et kas taotluste vastavust kontrollitakse, selgitakse tähtaegu, on tagatud huvide konflikti vältimine ja nii edasi. Et seda siis võib teha siis nii see omavalitsuse juht või siis ka see sama taotluse või taotluseid menetleb ametnik näiteks või siis nemad koostöös. Ja sellest viimasest küsimusest siis tuleb baastase, ehk siis kas omavalitsus on hinnanud kuidagi oma sisekontrolli süsteemi toimimist. Ja sisekontrolöri olemasolul on siis edasijõudnud tase täidetud ja siseaudiitori puhul siis on juba omavalitsus eeskujulik. Nii, järgmiseks siis uus kriteerium nimega läbimõeldud kommunikatsioon, see on siis avatud valitsemise all. Küsime siis küsimus 15, et kas teie omavalitsuses on tööl teenistuja, kelle peamine ülesanne on väliskommunikatsioon. Kui jah, siis palun tooge välja see antud ametikoha ametinimetus. No see võib näiteks olla siis tavaliselt kas kommunikatsioonispetsialist, kommunikatsioonijuht. See on siis selle kriteeriumi baastase. Küsimus 16 on, et kas teie omavalitsuses on paika pandud sise- ja või väliskommunikatsiooni põhimõtted, näiteks on olemas kommunikatsioonistrateegia või plaan. Kui jah, siis palun tooge välja selle dokumendi või korra nimetus, kus need põhimõtted kirjas on. Siin on siis mõeldud sellist dokumenti või mõeldud seda küsida, et kas omavalitsuses on kuidagi need põhimõtted paika pandud. Me ei ole siin ette antud vormi, et millises dokumendis see peab olema, aga lihtsalt siis tahaksime mõõta seda, et kas omavalitsus on enda jaoks kuidagi läbi mõelnud siis oma sise- või siis väliskommunikatsiooni. Siis järgmine kogukondade esindus. Küsimus 17 on, et kas te omavalitsuses on kehtestatud asustusüksuse vanema statuut, näiteks küla või alevi vanema statuut KOKS-i paragrahvi 58 lõige 3 järgi. Ja siia siis saab vastata jah või ei. Ja kuna igas omavalitsuses need asustusüksuse vanemaid ei pruugi olla, siis on ka lisaküsimus, et kas teie omavalitsuses on moodustatud piirkonna esinduskogusid, külaseltse, kogukonnakogusid või muud sellist. Siis sellele saab samuti jah või ei vastata. Ja kui üks neist on siis jah, siis põhimõtteliselt on juba edasi jõudnud tase antud kriteeriumis täidetud. Siis äriühingutesse ja sihtasutustesse esindajate määramise läbipaistvus. Siin siis küsime kõigepealt küsimus 19, et kas teie omavalitsus osaleb asutaja või omanikuna mõnes ühingus, siis OÜ, aktsiaselts, sihtasutus. Et mille nõukogu liikmeid on nimetanud omavalitsus ise. Kui ei ole nimetanud, siis küsimustele 20–22 vastama ei pea. Kui olete nimetanud, siis tuleb vastata ka alumistele küsimustele. Ja siin me siis küsime, et kas olete määranud nõukogu liikmetele nõuded. Kui jah, siis palun tooge näide. Küsimus 21 on, et kas olete reguleerinud nõukogu liikmete valiku protseduuri. Kui jah, siis ka tuleb näide tuua. Ja küsimus 22 on siis, et kas teil on nõukogu liikme valimiseks moodustatud nimetamiskomitee või on kasutusel muu võistlevuse põhimõte. Kui jah, et siis palun tooge näide. Mõte on siis mõõta seda, et kui läbipaistev see esindajate määramise protsess on. Aga selle kriteeriumi muudatused veel kinnitatud ei ole, et me pole päris kindel, kas see selliselt kujul tuleb, aga sõltub natuke nendest tulemustest ka. Järgmiseks revisjonikomisjon. Siin on ka uus kriteerium või oleme muutnud seda revisjonikomisjoni kriteeriumit.
see on avatud valitsemise all. Küsimus 23, et kas teie volikogu revisjoni komisjoni esimees või esinaine on opositsiooni esindaja? Saab vastata jah või ei. Vastake siis palun 2022 aasta lõpu seisuga. Ja küsimus 24 on siis, kas teie volikogu revisjoni komisjonis moodustavad enamuse volikogu opositsiooni kuuluvad liikmed? Samuti 22 aasta lõpu seisuga tuleb vastata. Ja siis küsimus 25, et kas teie volikogu revisjoni komisjonil oli 22 aastal olemas kinnitatud tööplaan? Saab vastata jah või ei. Sisuliselt me tahame mõõta seda, et kas revisjoni komisjoni siis heaks tööks on vajalikud eeldused olemas. Et hea tava ikkagi näeb ette, et volikogu revisjoni komisjoni enamuse võiksid moodustada opositsiooni liikmed. Ja kriteeriumis hetkel küll seda esimehe või esinaise tingimust sees ei ole, aga vaatame tulemuste pealt, et kas see tingimus ka siia sisse panna või mis need tulemused täpsemalt näitavad. Siis järgmiseks volikogu komisjonide koosseis. Kas teie omavalitsuse volikogu komisjonide koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindatust volikogus? Palun vastake 2022 aasta lõpu seisuga. Ja siis saate vastata siis jah või ei. Et see on siis nõue, mis tuleb KOKS-ist. Ja seega see on siis, kuna see on seadusest tulev nõue, siis on ka meie kriteeriumis baastaseme mõõdik. Siis volikogu töö avalikustatus. Küsimus 27 on, et siis kas teie omavalitsuse veebilehel on elanikel võimalik lihtsasti leida volikogu vastu võetud otsuseid ja määruseid? Kui jah, siis palun lisage viide sellele veebilehele. Siin on siis mõte see, et elanikud ei peaks otsima dokumendiregistrist neid siis otsuseid, vaid neil oleks siis kenasti välja toodud selline näiteks otselink, et need määrused ise võivad, või need otsused ise võivad olla dokumendiregistris, määrused siis riigiteatajas, aga võiks siis olla selline alaleht, kus on elanikule välja toodud, et näed, et ühe nupuvajutuse kaugusel nii-öelda oleks siis kõik need volikogu vastu võetud otsused. See on siis baastase ja edasine tase on siis see, et kas teie omavalitsuse veebilehel on ülevaade volikogu liikmete osalusest volikogu istungitel. Kui jah, siis palun kirjutage vastav veebileht. See on siis see, et on olemas info selle kohta, milline on iga volikogu liikme siis osalusprotsent volikogu istungitel. Siin on erinevaid viise, see võib olla selline lihtsalt ka Exceli kujul, et see ei pea olema selline interaktiivne. Aga ma tean näiteks, et Haapsalu linnal on selline väga interaktiivne lahendus, kus on siis toodud välja siis volikogu liikmete osalus istungitel, et kui palju nad kohal on käinud. Ja siis on elanikel on hea ülevaade. Siis volikogu istungite toimumise info, et küsimus 29 on, et kas teie omavalitsuse veebilehel on enne igat volikogu istungit kättesaadav info istungi toimumise kohta ja istungi päevakord. Kui jah, siis kirjutage link. Siin võib tuua ühe näitelingi siis. Kui on et ei pea terve aasta iga istungi kohta eraldi link, siis ei pea nagu terve aasta linke siia tooma, vaid piisab ühest näitest. See on siis baastase. Küsimus 30 on, et kas teie omavalitsuse veebilehel avaldatakse regulaarselt volikogu istungite audio- ja videosalvestusi. Kui jah, siis palun lisage veebilehe link. See on siis edasijõudnud tase ja küsimus 31, et kas avalikustate volikogu istungitest lühikokkuvõtteid. See tähendab, et lisaks protokollile on veebilehel välja toodud, mis konkreetsel istungil arutlusel oli. Kui jah, siis palun kirjutage siia ühe sellise lühikokkuvõtte link. Siin on lihtsalt mõeldud seda, et on selline elanikele arusaadav lühikokkuvõte, mida arutati ja mis otsused vastu võeti. Et siis elanik, kes ei hakka protokollidesse minema, et ka tema jaoks on selline lühikokkuvõte olemas. Siis volikogu komisjonide töö avalikustatus. Siis küsimus 32 on, et kas teie omavalitsuse dokumendiregistris on kõik 2022. aastal toimunud volikogu komisjonide istungite komisjoni koosolekute protokollid kättesaadavad. Jah või ei, et siin me ei saa mingit linki küsida, et see on selline enesehindamise küsimus, et kas te teate, et teil on kindlasti kõik komisjonide protokollid olemas
kui tunnete, et on midagi puudu, siis vastake ei. Küsimus 33 on, et kas teie omavalitsuse veebilehel on elanikel võimalik lihtsasti leida volikogu komisjonide koosolekute protokolle? Kui jah, siis lisage vastav viide sellele veebilehele. No siin on samamoodi, nagu oli volikogu istungite puhul, et samamoodi ka komisjoni koosoleku protokollid sellised lihtsasti leitavad. Nad ise võivad olla dokumendiregistris, aga selline link, mis viib sinna, peaks olema siis selgesti välja toodud omavalitsuse veebilehel. See on siis edasijõudnud tase ja siis küsimus 34. Kas teie omavalitsuse veebilehel on olemas koondülevaade volikogu komisjonide liikmete osalusaktiivsusest koosolekutel? Kui jah, siis palun kirjutage vastav veebilink. Siin sõna istungid on küll küsimuses sees, aga see on vale. Mõtlesime ikkagi komisjoni koosolekuid. Et see on siis sarnane, nagu oli ka volikogu istungi üle selline koondülevaade, et kui palju osaletakse, et ka komisjoni liikmete puhul võiks sama nagu välja tuua, et kui palju komisjoni liikmed on osalenud nendel koosolekutel. Ja samamoodi võib olla ka Exceli kujul, aga see vorm ei ole tähtis, et peaks, et see info oleks olemas. Ja see on siis eeskujulik tase antud kriteeriumis. Siis poliitiline avatus. Küsimus 34. Kas teie omavalitsuse veebilehel on avalikustatud koalitsioonilepe või tegevuskava? Kui jah, siis palun kirjutage siia vastav veebilink. Küsida midagi, mitte. See on edasi jõudnud tase, et baastaseme siin kogume ise andmeid, aga jah, tuleb kirjutada lihtsalt vastav veebilink, et kus see avalikustatud on. Tegevuskava on siis mõeldud eelkõige nende puhul, kus ei ole siis koalitsioonivalitsust. Siis kaasamise veebikanalid. Küsimus 36, et kas kohaliku omavalitsuse veebilehel on eraldi rubriik, kus kodanikud saavad kaasa rääkida, tagasisidet anda, kohaliku elu puudutavast probleemist teavitada. Vastake jah või ei. No siin kõige tuntum näiteks on Anna teada lahendus, mida enamik ka kasutavad. See on siis baastase. Ja see edasine tase on siis see, et kas teie omavalitsuses on kasutusel avalik veebikeskkond, kus toimub elanike ja omavalitsuse vahel dialoog. See tähendab, et nii elaniku küsimus kui ka ametniku vastus on avalikult näha. Ja kui jah, siis palun kirjutage viide sellele keskkonnale. Et sotsiaalmeedia siin arvesse ei lähe, kuna selle kohta me küsime eraldi, aga mõeldud on siis sellist foorumi lahendust, et kui esimene küsimus 36 oli see, et on nüüd ühesuunaline liiklus, et info läheb kodanikult omavalitsusele, siis siin võiks olla see mõlemapoolne suhtlus ilusti näha, et nii elaniku küsimus kui ametniku vastus oleks siis kõigile avalikult näha. Nüüd siis sotsiaalmeediat, kohal oleks sotsiaalmeedias. Küsimus 38, et kas teie omavalitsusel on kasutusel mõni ametlik sotsiaalmeediakanal? Kõige levinum on Facebook ilmselt. Kui jah, siis palun kirjutage siia selle link. Piisab ühest, et kui teil on mitu kanalit kasutusel, siis ei pea kõiki neid välja tooma, vaid piisab ühest. See on siis baastase ja küsimus 39, et kui teil on ametlik sotsiaalmeediakanal, siis kas peate seal keskkonnas elanikega avaliku dialoogi, näiteks vastate elanike kommentaaridele. Siis saate vastata jah või ei. No see on samamoodi selline enesehindamise küsimus, et kas peate siis dialoogi või mitte, et mingid näidet siin tooma ei pea. Kui näen, et chatist tuli ka üks küsimus, et kas küsimuse 37 kohta, et siis ma lähen kohe tagasi, et kas mõni KOV, kes sellist lahendust kasutab. Minu meelest, kas KOV-TP-s ei ole selline võimalus olemas, sellist foorumi funktsionaalsust. Et põhimõtteliselt on võimalik küll seda kasutada, ma arvan, et kui ei ole seal, siis kuskil mujal ikka on võimalik selline võimalus luua, et see ei tohiks liiga keeruline olla. Aga sellele, et kas seda mõni kasutab, siis saame ka vastuse pärast, siis saame sellest küsitlusest siis teada, et kui paljud seda varianti kasutavad. Tulemuspõhine eelarve, see on siis tulevikus üldjuhtimise all.
Et siis küsimus on, et kas teie omavalitsuse eelarve kulud ja tulud ja või investeeringud on seotud omavalitsuse arengukavades seatud mõõdikutega, näiteks tulemus- või mõjuindikaatoritega. Kui jah, siis palun tooge 5 näidet eelarves või selle seletuskirjas välja toodud mõõdikute kohta. Siin on siis mõeldud seda, et on siis eelarve ja siis arengukava mõõdikud omavahel seotud, et näiteks, et kui arengukavas on eesmärk, et 50% noortele on tagatud huviharidus, siis eelarves peaks olema siis selle kohta siis selle saavutamiseks siis eraldi maksumus välja toodud. Ja või siis näiteks näide, et 35. aastaks on kõik hooned vähemalt C4 klassiga arengukava sihteesmärk ja siis eelarves on eraldi välja toodud investeeringud selle suunas, ehk siis põhimõtteliselt peab olema see seos leitav siis eelarvest või eelarve seletuskirjast. Siis personalitöö korraldus. Küsime siis küsimus 46, et kas teie omavalitsuses on ametis vähemalt üks teenistuja, kelle peamiseks ülesandeks on personalitöö. See on näiteks personalispetsialist, personalijuht. Jah või ei. Ja küsimus 47, et kas selle teenistujal on personalialane erialane ettevalmistus. Kui on, siis vastake jah, ja kui ei ole, siis vastake ei. Siin siis põhimõtteliselt, kui te küsimusele 46 jah vastate, siis olete edasijõudnud tasemel, kui vastate ei, siis olete baastasemel, sest et personalivaldkonna ülesandeid keegi omavalitsuses ikkagi täitma peab. Ilmselt sellest ei pääse, et sellepärast me seda eraldi ei küsi. Ja siis, kui ma eksi, siis vist on viimane küsimus, et siis teavitaja või siis vilepuhuja kaitse. Et see on ka mõnes mõttes kaardistame seda olukorda, et kriteeriumid veel selle kohta ei ole. Aga kuna Eestil on selle kohta veel üle võtmata Euroopa Liidu direktiiv, siis oleks hea teada, et mis seisus see teavitaja või vilepuhuja kaitse on. Siis küsimus on siis, et kuidas on teie omavalitsuses mõeldud teavitaja kaitsele. Ehk siis jah, ja kui on mõeldud, et siis tooge näide. Mõeldud on süsteemi, mis siis peaks tagama konfidentsiaalsuse siis eelkõige töötajatele, kes annavad siis teada korruptiivsest rikkumisest oma töökohal. Jah, et kui on mõeldud sellele või on mingid süsteemid paigas, et siis tooge selle kohta näide. Nii, sellega on siis valitsemise ankeet läbi vaadatud. Kas teil on veel küsimusi selle kohta? Küsimusi ei ole, siis ma liigun edasi. Siis vaatame siis arengukava siis üldist ankeeti. Ka siin natuke taustainfot enne, et arengukava, siis me katsetame siis uut metoodikat. Et kui varem oli arengukavade puhul, siis igas valdkonnas oli 6 küsimust, siis nüüd me siis katsetame sellist enesehindamismetoodikat. Ehk siis teisisõnu küsime palju kas-küsimusi. Ja konkreetset kriteeriume arengukavade kohta veel paigas ei ole, et loome siis need kriteeriumid tulemuste pinnalt. Ja siis küsime siis 2 vaatenurgast, et siis praegu, mis ma tutvustan, on siis arengukava üldine vaade ja siis pärast tutvustan ka seda valdkondlikku vaadet siis ettevõtluskeskkonna näitel. Kõigepealt küsime siis selle arengukava linki või nime. Mõeldud on siis omavalitsusele seda üldist arengukava. Arengukava ankeedis on veel see erisus ka, et siin on võimalik siis iga küsimuse juurde siis jätta ka kommentaar. Ehk siis kui te vastate jah või ei, aga tunnete, et see on selline võib-olla vahepealne või ei ole päris kindel, et siis võite täiendavat kommentaare lisada, et see on ainus ankeet, kus see nagu sellised lubatud on või kus see võimalik on. Et julgelt võite iga küsimuse või vastuse juurde jätta siis kommentaari. Aga kõigepealt siis küsime rahvastiku prognoosi kohta ja küsime siis, et kas arengukavas on ülevaade rahvastiku arvukusest siis arengukava koostamise hetkel. Ja küsime siis ka seda, et kas on välja toodud rahvastiku arvukus piirkondade ja asulate lõikes. See küsimus 3 on siis selline, mida me siis ilmselt
arvesse ei võta kompaktsete omavalitsuste puhul, et kui on eriti kompaktsed sellised linnad, et või Sillamäe või Keila, et siis nende puhul pole nagu vajadust eraldi siis piirkondade lõikes arvukust välja tuua. Ja siis küsimus 4 on siis juba konkreetsemalt rahvastikuprognoosi kohta, et kas teie arengukava koostamisel on arvestatud rahvastiku arvulise ja vanuselise muutumise prognoosiga siis vähemalt arengukava perioodi lõpuni. Kui on, siis me küsime ka täpsustavaid küsimusi, et kõigepealt, et kas arengukavas on sellele prognoosile viidatud või lisatud lühiülevaade. Siis, et kas rahvastikuprognoos on ajakohane, ehk siis kas seda on uuendatud viimase 5 aasta jooksul. Mõeldud on siis praegusest hetkest või 22 aasta lõpust, ütleme. Siis, kas prognoos on koostatud valdkonna ekspertide poolt. See tähendab, et on siis teaduspõhine ja koostatud sotsioloogide poolt, aga võite ka vastata siis, kui te kasutate mingisuguseid avalikult kättesaadavad kalkulaatoreid või midagi muud sellist, kui need kalkulaatorid on selles mõttes koostatud valdkonna ekspertide poolt. Siis küsimus 8, kas arengukava planeerimisel on arvestatud maksumaksjate või siis tööealise elanikkonna arvu muutuse prognoosiga, ehk siis kas sellest rahvastikuprognoosist lähtuvalt on tehtud ka nagu järeldus selles suunas, et kas siis näiteks maksumaksjate arv kasvab või väheneb. Ja viimaks siis küsimus 9, et kas arengukava koostamisel analüüsiti rahvastiku muutumist siis piirkondade ja asulate kaupa vähemalt arengukava perioodi lõpuni. Ja siin samamoodi siis kompaktsete omavalitsuste puhul me seda siis ei hinda. Siin on üks küsimus tulnud vahepeal, et mida on mõeldud lühiülevaate all, et kui on olemas näiteks arengukava tegevuskava alguses skeem, visiooni ja eesmärkide kohta, et kes seda saab lugeda lühiülevaateks. Ma saan aru, et rahvastikuprognoosi, kui see on seal välja toodud, see rahvastikuprognoosi siis lühiülevaade või siis see skeem, et see sobib. Mõtteliselt on seda mõõta, et kas see et mitte, et see prognoos oleks siis ainult nagu arengukava väljatöötamisel arvesse võetud, vaid et kas sellele on siis ka lõppdokumendis kuidagi viidatud või välja toodud mingisugused trendid või arvud. Nii, siis järgmiseks siis arengukava koostamise protsessi kohta, et kas siis arengukavas, et kas teie omavalitsuse ametnikud osalesid arengukava väljatöötamise protsessis, mis tähendab, et kas nad osalesid probleemide ja arenguvõimaluste kirjeldamisel ning eesmärkide ja tegevuste seadmisel. Siin siis eelkõige on mõeldud valdkonna teenuste korraldamisega tegelevad ametnikke, et mitte siis juhte, abivallavanemaid või arendusnõunikke või arendusjuhte, et just need, kes nagu nii-öelda põllul või siis valdkonna teenuste korraldamisega tegelevad, et kas nemad on siis kaasa saanud rääkida arengukava koostamise protsessis. Siis küsimus 11, et kas KOV ametkonna väliseid valdkondlikke eksperte siis kaasatud või kas nad osalesid arengukava koostamise mõnes etapis, et näiteks probleemide kirjeldamisel kaasati mõni siis väline valdkonna ekspert, kes siis kas töötab vastaval alal, on konsultant, valdkonna teadlane või muud sellist. Aga ei ole siis täpselt oluline, et mis etapis, et võib-olla nii arenguvõimaluste kirjeldamisel probleemides kui ka eesmärkide ja tegevuste seadmisel. Siis järgmiseks huvigruppide kaasamine. Allalevate küsimuste puhul siis on mõeldud mingil moel siis organiseeritud huvigruppe, ehk siis elanike kohta meil eraldi küsimused, nendeni ka jõuame, aga huvigruppide puhul siis on siis järgmised küsimused, et kõigepealt, kas on kaasatud arengukava väljatöötamise protsessi huvigruppe, siis on küsimused 13 ja 14, et 13 on, et kas on kaasatud eraldi noori, näiteks noortevolikogu. Küsimus 14, et kas on kaasatud eraldi eakaid, näiteks eakate nõukogu. Kaasamisel mõtleme seda, et kas on nendega eraldi ühendust võetud, et saada siis nendelt sisendit arengukava koostamiseks. Need kaks sihtrühma on eraldi välja toodud, kuna tundus, et need on piisavalt
olulised, et nendega siis võiks eraldi konsulteerida. Aga siis on ka edasi üldised küsimused huvigruppide kaasamise kohta, et põhimõtteliselt on siis välja toodud viisid, kuidas need kaasati ja siis märkige siis jah iga viisi juurde, et kuidas te siis olete arengukava väljatöötamise protsessis neid huvigruppe kaasanud. Ehk siis küsimus 16 siis, et kirjalik informeerimine jooksvalt siis arengukava koostamise ajal. Siin näiteks, et huvigrupid olid teadlikud, et toimub arengukava uuendamine või väljatöötamine, on toimunud selline teadlik teavitamine, näiteks kirjutatud meilid või kirjad. Siia läheb arvesse ka siis näiteks kirjaliku sisendi küsimine. Küsimus 17 on siis, et huvigrupid olid aktiivselt kaasatud arengukava koostamise protsessi. Näiteks toimusid pidevad arutelud valdkondlike eesmärkide, tegevuste ja mõõdikute seadmiseks. Siin on juba samm edasi, et on selline, huvigrupid on kutsutud nendele valdkondlikele aruteludele, toimusid kohtumised, et ei ole ainult kirjadel küsitud, vaid selline suurem kaasamine. Ja siis küsimus 18 on selline muu, võite siis lisada sellise, kui on mingi muu viis või mis hästi ei sobitu nende vastuse variantide hulka, et siis võite ka selle siin tekstina välja tuua, eks me siis vaatame need üle ja siis otsustame, et kuidas seda vastust arvesse võtta. Siis järgmiseks elanike kaasamine. Esiteks selline üldine küsimus, et kas olete kaasanud arengukava väljatöötamise protsessi elanikke? Ja samamoodi, et kui kaasasite, et siis mis viisil need toimusid. Esimene variant, küsimus 21, et avalikkuse informeerimine tagantjärele, kui need prioriteedid olid juba paigas. Näiteks arengukava avalik väljapanek pärast selle valmimist. Siis küsimus 22, et kirjalik informeerimine arengukava väljatöötamise protsessi ajal, ehk siis selline jooksev avalikkuse informeerimine selle arengukava väljatöötamise protsessi ajal ja kirjaliku tagasiside küsimine näiteks. Siis küsimus 23, et arutelude korraldamine arengukava koostamise protsessi ajal. Näiteks omavalitsus korraldas mingisugused avatud seminari, kus kõigil elanikel või kõigil huvilistel on võimalik osaleda ja kaasa rääkida. Ja siis 24 on samamoodi selline muu variant, et kui on miski, mis ei mahtunud nende variantide hulka, et siis saab selle siin kenasti välja tuua. Ja küsimus 25 elanike kohta on selline lisaküsimus veel, et kas olete korraldanud elanike rahulolu uuringu, millest olete saanud sisendit arengukava koostamiseks uuendamiseks. Siin on siis mõeldud, kas te ise olete läbi viinud mõne või tellinud siis mõne elanike rahulolu uuringu. See ei pea olema nüüd konkreetselt ainult arengukava jaoks tellitud, see võib olla ka muudeks eesmärkideks, aga oluline see, et kas te olete sealt siis saanud sisendit arengukava koostamiseks või uuendamiseks. Nüüd jõuame tegevuskava täitmise seireni. Küsimus 26, et kas toimub iga-aastane arengukava tegevuskava täitmise seire, sealhulgas ka majandusaasta aruande raames. Et see tähendab, et omavalitsus vaatab iga-aastaselt üle, kuidas siis arengukavas seatud tegevuste täitmine edeneb. Mis on tehtud, mis on pooleli ja mida näiteks ei ole võimalik teha. Küsimus 27 siis on veel täpsem, et kas teie arengukava täitmist seiratakse kõikide eesmärkide lõikes. Ehk siis siin võib olla siis selline lahendus, et ongi tegevuskava välja toodud ja siis näiteks iga aasta vaadatakse üle, et mis on tehtud, mis tegemata, mida ei saa täita. Et vastake siis ei juhul, kui seires ei kajastu siis kõiki seatud eesmärke või tegevusi. Ja küsimus 28, et kas tegevuskava täitmise seire on teie omavalitsuse veebilehel avalikult kättesaadav? Kui jah, siis palun kirjutage vastav viide või või link. See on siis mõeldud sellist asja, et oleks lihtsasti kodulehelt leitav selline avalikkusele suunatud lahendus, või dokument, kus on siis välja toodud, et see võib ka seesama dokument olla, mis oli küsimus 27, aga põhimõtteliselt, kas ta on avalikult välja pandud. Et põhimõtteliselt võib ka majandusaasta aruanne, et kui seal on tegevuskava täitmise seire ilusti välja toodud. Ja nende küsimuste eesmärk on siis hinnata seda, et kas arengukava on ka tegelikult siis omavalitsuses tegevuste aluseks või mitte. Kas ta on nagu elus dokument või mitte.
Siis seos eelarvestrateegiaga, kas teie omavalitsuses menetletakse eelarvestrateegiat ühiselt koos arengukavaga? Ja küsimus 30, et kas teie eelarvestrateegias on käsitletud arengukava eesmärgid, tegevused ja mõõdikud? Siis eesmärk on hinnata seda, et kas omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia on omavahel seotud. Ja minu meelest oli vist nii, et kui 29 vastate jah, et siis 30 vastama ei pea, aga jah. Ja viimaks siis arengukava kommunikatsioon. Küsimus 31, et kas avalikkuse tutvustamiseks on tehtud arengukava kuidagi lihtsamini tarbitavaks? Kui jah, siis palun kirjutage siis viide või link. Siin näiteks lühiülevaade, kus on peamiselt arengukava eesmärgid välja toodud. Toodud eraldi veebileht või portaal, kus on peamised eesmärgid lihtsasti välja toodud. Et selline, kas olete teinud kuidagi selliseks paremini tarbitavaks? Näiteks Tallinna strateegia on nagu lõhku pandud sellele, et oleks ilusti avalikkusele tarbitav. Ja ka on teisi näiteid minu meelest omavalitsuste seast. Ja siis küsimus 32, kas olete korraldanud seminare, arutelusid või muid üritusi teenistujate teadlikkuse tõstmiseks arengukavas seatud eesmärkidest? Ehk siis siin on mõeldud eelkõige seda, et pärast arengukava valmimist, et kas teenistujad on seal siis seatud eesmärkidest teadlikud. Ja sellega siis arengukava üldise ankeedi jõudsime lõpuni. Kas on selle kohta küsimusi? Kui küsimusi praegu ei ole, siis liigun edasi, siis jätkame arengukava teemadel, aga siis juba ettevõtluskeskkonna näitel. Küsimus 1. Et siis kas teie omavalitsusel on ettevõtluskeskkonna arendamist, sealhulgas turism käsitlev arengukava? Siin võib olla siis nii üldine arengukava kui ka siis valdkondlik eraldi arengukava, et võib lähtuda mõlemast. Aga üldiselt mitte lähtuda maakondlikust arengudokumentidest, et me mõõdame siin ikkagi KOV-tasandi arengudokumente. Ja kui teil on selline arengukava olemas, siis palun kirjutage selle arengukava pealkiri või veebilehe link, millest te lähtute siis nendele ülejäänud arengukava küsimuste vastamisel. Ja kui ei ole käsitletud, siis põhimõtteliselt võite juba küsimused 2–20 vahele jätta. Küsimus 3. Kas kasutasite arengukava koostamisel valdkondlike probleemide tuvastamiseks avalikku statistikat, näiteks Statistikaamet, või võib-olla ükskõik muu selline avalik statistika, mida kasutusele või mida sai kasutada selleks. Ja kui olete kasutanud, siis küsimus 4, siis kas olete arengukavas või selle koostamisel ennast nende andmete põhjal võrrelnud teiste omavalitsustega, et tuvastada näiteks valdkondas probleeme või mahajäämusi või muud taolist. Võrdlus võib olla näiteks maakonnas Eesti keskmisega, sarnaste omavalitsustega või siis ka tegelikult teiste riikide omavalitsustega. Ja ei pea olema muidugi tingimata ainult probleemide tuvastamiseks. Võib olla tuvastatud seda, et kus miski hästi on. Siis küsimus 5, et kas arengukavas on valdkonna kohta sõnastatud strateegilised eesmärgid, mida arengukava perioodi jooksul saavutada. Et strateegilise eesmärgi all me mõtleme siis seda, et mõtleme siis suuremaid eesmärke, soovitud muutusi ja mõju, mida omavalitsus soovib siis arengukava perioodi lõpuks saavutada. Et näiteks selline suur eesmärk võiks olla, et omavalitsuses on ettevõtlust soosiv ettevõtluskeskkond või et omavalitsuses on populaarne turismi sihtkoht. Et strateegilise eesmärgi all me ei mõtle mingit konkreetseid investeeringuid või tegevuste tegemist, et näiteks mingi hoone ehitus või renoveerimine ei ole nagu strateegiline eesmärk omaette või samamoodi struktuurimuudatuste tegemine. Et need on tegevused, mida tehakse eesmärgi saavutamiseks. Järgmiseks küsimused siis tegevuste kohta. Küsimus 6, et kas nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on planeeritud ka tegevusi, siis näiteks tööstuspargi avamine või ettevõtluskeskkonna turundamine. Võivad olla sellised tegevuste näited, mis võiksid siis need ülal olevaid eesmärke saavutada. Ja kui on tegevused planeeritud, siis
Siis küsimus 7 küsib täpsemalt, et kas arengukavas või muus dokumendis, näiteks tegevuskavas on planeeritud tegevustele määratud ka vastutajad. See ei pea olema nimeliselt, see võib olla ka struktuuriüksus või allasutus, aga lihtsalt, et oleks siis välja toodud see, et kes siis vastutab siis nende tegevuste elluviimise eest. Ja küsimus 8, et kas arengukavas või muus dokumendis, näiteks tegevuskavas on arengukavas planeeritud tegevustele määratud ka tähtajad. Siin võiks olla siis täpsem, et mitte ainult siis, et kõik on nagu, et kõik saavutatakse arengukava siis selle perioodi lõpuks, vaid ikkagi võiks olla nagu täpsem selline lõpptähtaeg, et mis ajaks tegevused tuleb ära teha. Siis indikaatorid järgmiseks, et kas valdkonna eesmärkide toetamiseks on seatud mõõdetavad ehk arvulised indikaatorid, ehk siis tulemusnäitajad või mõjuindikaatorid, mis näitavad seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkust. Et indikaatori või tulemusnäitaja all me siis mõtleme sellist statistilist näitajat, mis iseloomustab, et kas siis olukord paraneb või halveneb, et kas me liigume seatud eesmärkide poole või mitte. Et selline, ta võib olla näiteks omavalitsuses asutatud ettevõtete arv või omavalitsust külastanud turistide arv näiteks, kui me võtame turismi näiteks. Ja kui teil on need indikaatorid olemas, siis küsime täpsemalt, et kas nendel indikaatoritel on arengukavas välja toodud ka algtase, ehk siis kus me olime arengukava koostamise hetkel. Siis kas on määratud sihttase, kuhu soovitakse jõuda või siis trendisuund vähemalt, kuhu poole soovitakse liikuda, et kas näiteks kasvab või kahaneb. Et alati ei ole võimalik sellist konkreetselt sihttaset määrata, et siis sobib ka see, kui on vähemalt trendisuund ette määratud. Ja kui on ka need sihttasemed olemas, siis et kas on määratud tähtajad, et mis ajaks soovitud sihttase soovitatakse saavutada. Võivad olla ka vahe-eesmärgid näiteks aga peaks olema ikkagi täpsem kui see, et lihtsalt arengukava perioodi lõpuks. Ja siis küsimus 13 on, et kas toimub nende indikaatorite regulaarne seire. Näiteks iga-aastaselt vaadatakse üle, et kui kaugel ollakse siis nende näitajate saavutamisest. Ja kui on see seire olemas, siis kas see seire on ka avalikult kättesaadav ja lihtsasti leitav. Siis palun kirjutage link, et ta võib olla nii dokumendina kui ka eraldi veebilehel. Näiteks Viimsil on minu meelest selline hea veebileht eraldi välja toodud, kus ongi need arengukava mõõdikud ja ilusti saab elanik ja avalikkus vaadata sealt, et kui kaugel me siis oleme nende eesmärkide saavutamisest. Siis seosed riiklike eesmärkidega. Küsimus 15, et kas arengukavas püstitatud eesmärkide seadmisel analüüsiti või lähtuti riiklikest eesmärkidest. Siin on näitena toodud näiteks ettevõtluskeskkonnaprogramm 2022–2025. See näide võib olla ka mingi muu, kui arengukava näiteks varem koostatud, et mõni ka varasem riiklik dokument. Lihtsalt, et kas põhimõtteliselt KOV analüüsis ka seda, et mis on nagu riigi eesmärgid ja kas KOV siis vaatas, et mis võiks olla meie eesmärgid, et kas me liigume samas suunas. Ja kui te olete need analüüsinud, et siis eesmärkide seadmisel, siis kas see on ka siis arengukavas välja toodud, on küsimus 16. Ehk siis et 16 võite vastata jah siis, kui arengukavas on siis eraldi välja toodud näiteks kuskil analüüsis või lühikeselt, et mismoodi need KOV-i eesmärgid on seotud riigi suuremate eesmärkidega. Küsimused 17 ja 18 on tegelikult samad küsimused siis maakondliku arengustrateegia eesmärkide kohta, et samamoodi, kas on arvestatud ja kas on siis ka välja toodud arengukavas või siis arengukava lisas või taustainfos või vähemalt viitena, et on kuidagi sellele viidatud. Küsimus 17 puhul on ka vist valikuvariant, et antud valdkond ei ole maakondlikus arengustrateegias kajastatud, aga ettevõtluse puhul see vist enamjaolt on. Ja viimaks siis ka koostöö küsimus, et kas arengukavas on planeeritud ettevõtluskeskkonna arendamiseks ühiseid tegevusi koos teiste omavalitsustega. Ja kui
kui ei ole planeeritud, et siis me küsime ka täpsema küsimuse, et kas vähemalt siis väljatöötamisel analüüsiti tegevuste elluviimist koostöös teiste omavalitsustega. See võib olla ka näiteks alternatiivina või miks see pole võimalik. Ehk siis küsimus 19, kui see on ilusti arengukavas tegevusena välja toodud ja 20 siis, kui seda võimalust analüüsiti enne või arengukava koostamise protsessi ajal. Nii, sellega on siis arengukava valdkondlik ankeet ka lõpuni jõudnud. Kas teil on selle kohta küsimusi? Tats kohe tutvustab ka teisi ettevõtluskeskkonna küsimusi. Kas on arengukava kohta veel küsimusi? Kui ei ole, siis kindlasti on ka võimalik pärastpoole neid küsimusi esitada või pöörduda siis minu poole nende küsimustega, et kui veel tekib küsimusi. Aga ma siis annan sõna Atsile. Tere, jah. Ma nüüd tutvustan siis ülejäänud ettevõtlusega seotud küsimusi. Ettevõtluskeskkonnaga täpsemalt. Ehk siis järgmisena tuleb meil siis pisut küsimus 21, mis on tegelikult seotud kogunevataga küsimusega 22, et on ettevõtlusega seotud ülesanded ja spetsialisti olemasolu. Küsime, et kas on mõne teenistuse ametiametis eraldi välja toodud ettevõtluskeskkonna arendamisega seotud ülesanded. Ja siis palume tuua ka näide, et allpool on nüüd toome ka juurde nagu näited, millised need ülesanded olla võiksid. Me kindlasti vaatame, et need mingisugused ülesanded kindlasti nagu olemas oleksid ja et see on põhimõtteliselt ametiametis nagu kindlasti üks nagu oluline asi, et need ülesanded oleksid seal kaetud, et võib-olla näidete osas võib öelda, et need on näited, et ei ole ainult nende ülesandega piiratud see ametijuhend või siis kõik need ülesanded. Küsimus 22, küsime, kas kellegi teenuste peamiseks tegevusülesandeks on ettevõtluskeskkonna arendamisega seotud ülesannete täitmine. Mõte on see, et vaadata, kas on ettevõtluskeskkonna kellegi peamine tegevusala, mis siis võiks siis olla natuke spetsiifiliseks ja et kellelgi oleks konkreetselt ettevõtlusega seotud ülesanded. Edasi me küsime ettevõtluse osas investeeringuid ettevõtluskeskkonda. Kõige olulisem asi on see, et kindlasti ei maksa arvestada toetusi ettevõtjatele, vaid ikkagi natuke suuremalt. Ehk siis küsimus on, et kas teie omavalitsus on teinud investeeringuid ettevõtluskeskkonna arendamisse, näiteks investeeringuid taristusse. Et kui jah, siis on viimase investeeringu kohta koos aastana või vahemikuga, millal siis investeering tehti, et need investeeringud on natukene pikaajalisemalt ja siis on ka mõistlik ka sinna hoopis panna see vahemik. Seejärel me küsime ettevõtlusalase koostöö kohta. Kas 22. aastal tegite koostööd teiste omavalitsustega ettevõtluskeskkonna arendamiseks, ehk siis seal nagu makkidega koostööd. Ja kui on tehtud, siis küsimus on, kui paljud omavalitsustega siis tegite ettevõtluskeskkonna arendamisega koostööd. Et mõeldud on siis, kas on tehtud ühe omavalitsusega, vähemalt 2 omavalitsusega või on tehtud maakondlikku koostööd. Et maakondlikku koostöö on siis näiteks innovatsioonikeskuse arendused, tööstusalade arendused või näiteks kompetentsikeskuste arendused. Et see ei ole kindlasti piiratud, vaid see tuleb sõltuvalt nagu projektist ja projekti suurusest, et kes seal tegelikult selles projektis kaasatud on. Et siis saab ka tegelikult hinnata, millise mõjuga või kui palju on osapooli, kes on kaasatud. Ja seejärel me palume siis sellest koostööprojektist või siis projektidest tuua näited, mis siis mis oleksid vastavad nendele vastustele. Seejärel me küsime ettevõtjate tunnustamise ja koostöö kohta. Kas te olete tunnustanud regulaarselt ettevõtjaid või ettevõtteid
ja palun märkida siis nende 5 aasta kohta need jah, ei vastused või ei oska öelda. Et nende aastate kohta on vaja vastata praegusel hetkel või sel aastal on need aastad muidugi rohkem, järgmistel aastatel saame siis hakata need aastad vähendamisega. Küsimus 28. Kas teie omavalitsuses toimus 22. aastal ettevõtjate koostöövõrgustik kohtumisi või ümarlaudasid? Kui jah, siis palun tooge näide. Et siin on kindlasti mõeldud selliseid toimivaid koostöösid, kus on regulaarselt siis kokku saadud koos ettevõtjatega siis erinevas vormis ja siis selle toimumise kohta me soovime siis täpsemalt infot, et kas on toimunud ja milline üritus siis tegelikult toimunud on. Siis me küsime ettevõtlusalaste toetuste kohta. Siin on sisuliselt toetused on jaotatud 2 ossa, et üks on siis see rahaline pool, et me küsime kas te olete rahaliselt toetanud ettevõtjaid, ettevõtteid ja siis me küsime selle makstava toetuse korra kohta, et võib-olla ka alustavatel ettevõtjatel, kas on olemas toetuste makstamise kord. Ja teine pool nagu sellest lisaks rahalistele on ka need mitterahalised vormid, et see võib natuke keerulisem, mis see tegelikult sisu poolest tähendab, on näiteks kaugtöökohad, üürimajad, et sellised on loodud ettevõtjatele mitterahalise toetuse võimalusi. Et see on üks kõige nagu võib-olla see lihtsamini siis seda selgitab, et kas ettevõtjatel on võimalik omavalitsuse poolt pakutavaid nii-öelda toetusi siis tarbida, võiks öelda, et kas siis nagu siin ongi, et kaugtöökohad ja üürimajad, mis võib olla nagu selline nagu lihtsamad vormid. Siis viimaks me küsime ettevõtluse info kohta kodulehel. Siin on siis kõigepealt me küsime ettevõtlusalase alalehe kohta. Ja selle kohta me soovime ka linki saada. Ning seejärel on meil erinevad osad, mida võiks siis ettevõtlusega seonduvalt omavalitsuse veebilehelt leida. See siis nende baasil me siis vaatame siis täpsemalt, kui palju millist informatsiooni, millist omavalitsuste veebilehel on ja selle pealt me saame siis tegelikult ka nagu paremat sisu nii-öelda vaadata, ka lävendit kujundada sisukamad, mis siis omavalitsusi paremini võrdlusalusesse paneksid. Me küsime kontaktinfot, ettevõtlusega alustamise infot, ettevõtluskeskkonna kirjeldust. Siis küsime hankete kodulehel ettevõtluse alalehel, valmisolevad hanked. Ja siis me küsime ka toetuseid ettevõtjatele, omavalitsuse varamüüki, ettevõtlusprojekte, kauplejate teenustele osutajale ja ürituse korraldaja seotud info, investeerimisvõimaluste info, ettevõtlust toetavate organisatsioonide lingid täiendava info saamiseks ning viimaks ka siis omavalitsuse turundusmaterjalide informatsioon, ehk siis visuaalne identiteet ja logod ja siis nende kasutustingimused. Et mitmed neist ettevõtted tihtipeale on pidanud neist väga palju osasid väga oluliseks, eelkõige näiteks ka turundusmaterjali, et mida oleks võimalik siis mõnigi regiooni või siis omavalitsuse kohta kasutada. Et näiteks kas omavalitsus ka selliseid materjali välja jagab. Ja meie tegelikult lühikene küsitlus ettevõtlusalaselt saabki viimase küsimuse, et kas omavalitsus, kui teil on lisada veel mingisugust täiendavat välja tuua, siis palume märkida nii-öelda lisalahtreid ja siis küsime kontaktinfot ning viimaks on mõistlik siis kirjeldada, et küsimustega oleks täidetud. Nüüd on siis minul küsimus, et kas on selle ettevõtluskeskkonna osas mingisuguseid täiendavaid küsimusi? Tundub, et hetkel ei ole, ühtegi kätt ei näe ja chatis ka ei ole välja toodud ühtegi küsimust. Aga nagu Andres juba ütles, siis meiega saab kontakti ka
siis selle seminari välisel ajal, et on mõistlik kirjutada siis ettevõtlusega seonduvate küsimustega siis Atsile või siis mulle täpsemalt siis ats.aasmet.ee või siis helistada või siis Andresele, et saame need mured kõik lahendatud. Aga aitäh kõigile kuulamast ja meeldivat päeva jätku!